Edukas kinnisvardamakler maailmarendur. Abikaasa ja ima. Nüüd süüdistatav mõrvar. Viimased 14 aastat näib, et ta on nautinud elu täiel rinnal. Aga Texase politsei sõnul on ta alates 2012 aastast varjanud tumedat saladust. Taranti maakonna kohtuarstid tuvastasid hiljem, et teda pussitati üle 100 korra. Politsei sõnul on ta väidetavalt külmavereline tapja. Kriitiline viga, mille see ema, kellest sai mõrvas kahtlustatav, väidetavalt tegi ja mis politsei sõnul aitas lahendada üle 10 aasta vana lahendamata juhtumi. Oleme juhtumi jälil, mille esitleb Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Sa ei saa oma mineviku eest põgeneda, eriti kui see minevik on väidetavalt nii tume, nagu Texase kinnisvaramaakleril nimega Mayra Velasquez. Tema koduks on praegu maakonna vangla. Ta ei pruugi enam kunagi vabadusse pääseda. Teda süüdistatakse mõrvas raskendavatel asjaoludel. Nüüd, kui vaadata seda arreteerimisfotot, siis ma arvan, et tema silmadest on näha, et tema elu ei saa enam kunagi olema endine. Aga sa pead mõtlema. Kas need pisarad on kellegi silmis, kes on valesti süüdistatud, või on need mõrvari pisarad, kes ei suutnud enam oma väidetava üle 10 aasta taguse teo tagajärgede eest põgeneda? Meie mõrvauurija sai FBI-lt kõne, kus talle teatati, et ICG protsess oli tuvastanud võimaliku kahtlusaluse. 42-aastane Mayra Velasquez. Ta oli ohvri lähedane sõber, kes elas vaid mõne miili kaugusel kuriteopaigast. Kui see uus teave käes oli, meie mõrvade osakond alustas järeleuurimist proua Velasquezi suhtes. Nad suutsid saada DNA proovi ära visatud prügist. Ja me saatsime selle meie kriminalistika laborisse edasiseks analüüsiks. Labor tuvastas, et DNA kattus kuriteopaigat leitud veretilgaga. See on osa tänasest pressikonverentsist, mis toimus Arlingtonis, Texases, kus teatati Mayra Velasquezi vahistamisest. Nüüd näib, et mõrvas kahtlustatav on sellest 2012. aasta päevast saadik elanud luksuslikku elu. Tema sotsiaalmeedia näitab teda puhkamas üle maailma, Pariisis, Jamaikal, elades koos perega tõelist unelmate elu. Nüüd tahan ma teile selgitada, kuidas see lahendamata juhtum alguse sai ja mida nad ütlevad, et Velasquez endast maha jättis, mis aitas politseil selle juhtumi lahendada. Ma tahan, et te kohtuksite selle loo ohvriga, Iracema Chaveziga. Ta oli 33-aastane, kui ta leiti. 2012 aasta jaanuaris Arlingtonis oma korterist pussitatuna surnuna. Politsei sõnul oli teda pussitatud rohkem kui 100 korda. Üks peamisi tõendeid on see video tema mõrva ööst. See on valvekaamera video, mis politsei sõnul näitab dressides varjulist kuju trepist üles minemas Chavezi korteri poole. Näete, et ta hoiab pea maas. Tundub, et ta üritab ust avada, kuid pärast seda ta lihtsalt ootab. Ja umbes minuti pärast uks avaneb ja ta läheb sisse. Perekonnaliikmed läksid järgmisel hommikul Chavezi vaatama ja leidsid ta surnuna. Taranti maakonna kohtuarstid tuvastasid hiljem, et teda oli pussitatud üle 100 korra. Teatati, et korterist on televiisor kadunud. Me usume, et tapja võttis televiisori kaasa. Tollased detektiivid viisid läbi väga põhjaliku uurimise. Järgisid mitmeid vihjeid, kuid nad ei suutnud kahtlusalust täielikult tuvastada. Nüüd, nagu te nägite turvakaamera videos, Chavezi korterisse ei olnud mingeid sissemurdmise jälgi. Võib-olla oli see märk sellest, et ta tundis oma tapjat, aga Chavezi mõrv jäi lahendamata. Arlingtoni linna veebilehel oli tema juhtum kirjas kui lahendamata juhtum ning nad panid selle profiili üles lootuses, et keegi võib anda vihje, mis ühel päeval viib arreteerimiseni. Politsei sõnul oli neil pärast sündmuskoha töötlemist üks oluline tõend. Tugevaks juhtlõngaks oli värske verepiisk, mis leiti korteri magamistoa teleri aluselt. Kriminaalabor tuvastas, et vereproov ei pärinenud ohvrilt ning see kuulus tuvastamata Hispaania päritolu naisele. Detektiivid laadisid DNA profiili üles koodisse andmebaasi, mis on riiklik andmebaas, mida kasutatakse DNA profiilide võrdlemiseks kriminaaluurimistes. Aga me pole kunagi vastet saanud. 2016. Aastal, 4 aastat pärast Chavezi mõrva, see vereproov, mis võeti tema korteris asuvalt teleri aluselt, anti DNA testimise ettevõttele nimega Parabon Nanolabs. Ettevõte suutis koostada profiili sellest, milline mõrvar võiks välja näha.
ja see on see, mille nad välja mõtlesid. Naine, keda arvatakse olevat 20. eluaastates. Vaatame korraks seda. Juba see, et tehnoloogia oli sellel tasemel, oli arenud nii kaugele, et saadi luua selline pilt, on lihtsalt uskumatu. Aga isegi selle pildiga jäi Chavez'i juhtum lahendamata, väidetavalt veel 1 aastakümneks. Nii et 2024 aasta novembris meie mõrvauurijad, meie üksus kohtusid FBI-ga ja andsid neile teada tundmatust DNA profiilist, mis meil oli. Me palusime FBI-l kaaluda uuriva geneetilise genealoogia kasutamist, et saada meile vihje. Nad olid lahkelt nõus. 2024 aastal palusid Arlingtoni politseinikud FBI-l aidata juhtumit uurida ja testida vereproovi geneetilise genealoogia abil. Joseph Scott Morgan, Jacksonville State University rakenduskohtu ekspertiisi professor, pikaajaline surmajuhtumite uurija, liitub minuga siin kohe, et rääkida, kuidas see tehnoloogia töötab. Põhimõtteliselt tähendab see seda, et võimalikku kahtlusalust saab sobitada DNA prooviga, uurides nende sugupuud avalikult kättesaadavate andmebaaside nagu 23andMe abil. Nüüd, politsei ei avalda selles juhtumis, kust nad said vihje, mis viis neid Velasquezi juurde. Lõpuks, kuid õiguskaitseorganid keskendusid talle kui võimalikule kahtlusalusele selle aasta jaanuaris. Ta on 42-aastane ema, kes sotsiaalmeedias näis töötavat kinnisvaramaaklerina Dallase Fort Worthi piirkonnas. Ja politsei sõnul ta tundis ohvrit. Nad olid lähedased sõbrad. Ja Velasquez elas tegelikult 2012 aastal Chavezile lähedal. Ta oli ohvri lähedane sõber, kes elas vaid mõne miili kaugusel kuriteopaigast. Kui see uus teave käes oli, meie mõrvaosakond alustas järeluurimist proua Velasquez suhtes. Nad suutsid saada DNA proovi ära visatud prügist ja me saatsime selle meie kriminalistika laborisse edasiseks analüüsiks. Labor tuvastas, et DNA kattus kuriteopaigalt leitud veretilgaga. Myra näib olevat viimased 14 aastat elanud elu, mida paljud kadestaksid. 2013 aastal on meil pilte, mis näitavad teda rasedana rannas ja nüüd tundub, et tal on teismeline poeg. Myra reisis samuti mööda maailma ringi. Tema sotsiaalmeedia on nagu reisiblogi paikadest Euroopast Kariibideni. Ja on raske uskuda, kui sa neid pilte vaatad, et ta on see sama inimene, kellel on nüüd politseifoto. Süüdistatuna raskendavatel asjaoludel toime pandud mõrvas juhtumis, mis on tõeliselt külmavereline, väidetavalt bussitas ta inimest, keda ta tundis ja keda peeti tema lähedaseks sõbraks, politsei sõnul rohkem kui 100 korda. Aga näiliselt muretu luksuslik elu võib nüüd Velasquezi jaoks igaveseks läbi olla. Kohtuandmete kohaselt, kui politsei keskendus temale kui võimalikule kahtlusalusele, hakkasid nad teda jälgima. Ja ilma, et ta oleks teadnud, jälgisid nad Velasquezi WFAA televisiooni andmetel restorani, kus ta sõi lõunat koos sõpradega. Politsei sõnul, kui lõuna oli läbi, ta lahkus ja siis liikusid erariietes politseinikud sisse ning korjasid üles 2 plastkahvlit, mida ta kasutas ja nad andsid selle testimiseks. Samuti testiti väidetavalt ka tassi ja taldrikut, teatas WFAA. Nüüd ütleb politsei, et kahvlilt leitud DNA kattus DNA profiiliga, mis leiti 14 aastat tagasi Irisima Chavez'i magamistoa teleri aluselt leitud verest. Veri, mida politsei pikka aega arvas selles juhtumis kuuluvat tapjale. Politsei sõnul said nad mais vaistamismääruse Velasquezi vaistamiseks ja nad pidasid ta eelmisel nädalal liikluskontrolli käigus kinni. Talle on nüüd esitatud süüdistus raskendavatel asjaoludel toime pandud mõrvas. Pregisol hetkal siiski on endiselt palju küsimusi vastuseta. Me ei tea väidetavat mõrvamotiivi. Politsei ütleb, et lisaks sellele vereproovile on neil ka Chavez'i mobiiltelefon, mis andis nende sõnul selles juhtumis väga väärtuslikku teavet ja palju konteksti selle kohta, kuidas Chavez tundis oma väidetavat tapjat, Myra Velasquez. Nad ütlevad ka, et Velasquez oli varem selles korteris käinud. Pole selge, kas Velasquez oli 2012 aastal kunagi politsei huviorbiidis, kuid tänase pressikonverentsi kohaselt politsei sõnul rääkis ta pärast vahistamist uurijatega, kuid pole selge, mida ta võis öelda. Politsei ütles ka, et praegusel hetkel nad ei kahtlusta selle mõrvaga seoses kedagi teist. PR Velasqueziga tehti intervjuu. Ja selles intervjuus saime teada teavet, mis on selles protsessis abiks. Ma ei avalda seda praegu. No tulid sõbrad. Ja proua Velasquez oli varem selles korteris käinud. Aga meil õnnestus intervjuu käigus temad mõningaid andmeid saada.
mis aitab tema vastutusele võtmisel. selle juhtumi juhtivdetektiivilt küsiti, mida tähendas tema jaoks see, et ta sai lõpuks 14 aastat pärast mõrva kellegi arreteerida ning milline oli tunne jagada seda uudist perega, kes oli nii kaua õiglust ja vastuseid oodanud. Oota hetk. Herele teadmine. Sellepärast. Ja võimalus seda perega jagada on põhjus, miks me seda tööd teeme. Nad olid väga tänulikud. See oli emotsionaalne. Aga kõik, kes selles osalesid, olenemata sellest, kas oled detektiiv või oled FBI IGT meeskonnas või töötad kuriteopaigal sündmuskoha uurijana. Igaüks, kes puutub kokku sellise juhtumiga, tunneb seda rõõmu, kui see lahendatakse, tunneb pere valju. Ja põhjus, miks me kõik anname endast nii palju, on selle nimel. Liitub meiega nüüd, et sellest rohkem rääkida Jacksonville State University rakendusliku kohtuekspertiisi professor, pikaajaline surmajuhtumite uurija Joseph Scott Morgan. Alati on hea meel sind siin näha. Ja geneetiline genealoogia me näeme palju juhtumeid, kus seda kasutatakse millegi lahendamiseks, mis tundus lahendamatu. Ja antud juhul ütleb FBI, et 2024 aastal nad hakkasid omamoodi seda DNA profiili koostama. Ma tean, et me oleme sellest varem rääkinud. Mina sain juba koolis üsna varakult aru, et teadus ei ole minu tee. Nii et nende jaoks, kes on minusugused või kes praegu vaatavad, selgita meile lihtsas keeles, kuidas see geneetiline genealoogia töötab ja kuidas see Texase juhtumi puhul rolli mängis. No kõik algab sellest ja muide aitäh, et mind tagasi kutsusid, Chris. See kõik saab alguse tööstusest, mis tead on nüüd välja ilmunud. Ja kõik tahavad teada saada, milline on nende päritolu, eks. Tead, mis on meie päritolu. Nii et isegi kui sul ei ole, pead küll saatnud proovi mõnele neist ettevõtetest. On suur tõenäosus, et mõni sinu kaugematest sugulastest on proovi saatnud. Ja selle tõttu, et selle inimese DNA profiili loomisega tekib selline võrgustik, sest üks nende ettevõtete eesmärke on ka inimesi omavahel ühendada. Kui sa koostad näiteks tohutut sugupuud, et vaadata, kas oled seotud Karl Suurega, ja ma mõtlen kuningas, tead küll, kelle järeltulijaks nad ütlevad, et paljud meist on, sest see on eksponentsiaalne, tead küll, kui sellele mõelda. Aga kui mõelda sellele oma pere näitel, sa võid tegelikult näha, kus võib-olla mõni kaugem sugulane, tead küll, kellega sa oled suguluses. Ja mulle meeldib kasutada seda väikest sõnapilti ja see on nagu siis, kui see DNA esitatakse. Ja sa esitad selle kriminaaluurimise käigus, sul on kuskil kaugem sugulane, kes osutab näpuga sinu poole kui võimalikule nimekirja lisatavale isikule. Ja Chris, need numbrid on nii astronoomilised. Need on lausa jahmatavad, kui sellele mõelda, tead, sest vanasti kõik, mis meil oli veregrupi määramine. Olgu, tead küll, ABO veregrupid. Ja tead, kõige haruldasem veregrupp on nagu AB negatiivne. Ja see esineb, ma ei taha sellest nahutada saada, aga see on umbes üks 170 inimesest on AB negatiivne. Ja nüüd sa räägid kvintiljonitest ja oktiljonitest ja kõigist neist numbrilistest väärtustest. Nii et sul võib juba olla keegi, kes on andmebaasis olemas. Neil ei ole midagi süüks pandud. Olgu. Nad on lihtsalt ühes neist kommertsandmebaasidest. Ja siis on sul tundmatu proov, mis leitakse kuriteopaidalt. Olgu. No, kui asi lõpuks konkreetseks läheb, siis kui nad on selle kätte saanud, esitavad nad selle nendesse andmebaasidesse, millele neil on ligipääs. Ja jälle ma tulen tagasi selle kujundi juurde, kus sinu nõbu osutab sinu peale. See on uskumatu, kui sellele mõelda. Ma mõtlen, nad ütlesid juba 2012,
aastal, et neil on see veretilk, mis nende arvates pärines tapjalt. Nad panid selle koodisesse FBI andmebaasi, aga midagi ei leitud. Ja sa mõtled, et 14 aastat oodati vastuseid. Ja siis see tehnoloogia arenes. 2024. FBI võtab selle üle. Ja nüüd oleme siin öeldes, et nad usuvad, et neil on väidetavalt tabasid mõrvari. Ma tahan tagasi minna selle juurde, mida me teame 2012 aasta jaanuaris juhtunu kohta, Joosep. Sest Mira Velasquezit süüdistatakse ohvri üle 100 korra pussitamises. Ja kui sa seda loed, siis ma lihtsalt mõtlen nagu, kui sa loeksid näiteks lauale koputamist 100 korda, siis kui kaua see aega võtaks? Ma mõtlen lihtsalt tead. Kui kaua sul aega läheks, et 100 korda toksida? Aga see on palju rohkem. See on palju jõhkrama kui see. Kuna olete kindlasti uurinud paljusid pussitamisega seotud surmasid, rääkige meile, mida see teile selle tapja kohta ütleb? Kui ta väidetavalt seda tegi, siis nii mitu korda pussitas ta seda ohvrit. Ja sa pead mõtlema, tead, me ei pea motiivi tõestama. Ma ütlen meie, mul ei ole hiirt taskus. Nimed prokuröör ei pea motiivi tõestama, aga sa pead siiski mõtlema motiivi peale, eks. Ja üks asi, millest käitumisteadustes räägitakse, on näiteks ülemäärane jõhkrus. Me näeme selle kohta tõendeid kohtumeditsiinis traumade hulga põhjal. Nüüd me ei räägi kellestki, kelle auto alla jäi ja kellel võib olla ulatuslikke traumasid. Sul on õigus, et sa lauda taod, sest iga kord, kui seda relva inimese peal kasutatakse, see on iga kord individuaalne mõju. Mõned neist on sügavamad kui teised. Mõned jäävad pealiskaudseks, sest ühte kindlasse piirkonda ei teki tõenäoliselt 100 haava. Pigem on need laiali üle kogu keha. Ja usu mind, see inimene, keda pussitatakse, kui ta on sellest teadlik, siis ta ei taha, et teda pussitatakse. Mida ta siis teeb? Ta hakkab vastu ja püüab end kaitsta. Nii et see inimene, kes on ohver, võib tõsta oma käe, võivad tekkida kaitsevigastused, mis on kaitsereaktsioon. Tead küll, inimesed püüavad blokeerida ja tõrjuda, nagu vehklemises öeldakse. Sa püüad niimoodi blokeerida, nii saavadki nad siia vigastusi. Siis võivad need tekkida. Tead küll, rohkem koondunud rindkerele või seljale, sõltuvalt inimese asendist. Inimene võib end eemale veeretada, need võivad olla külgedel. Ja siin on veel üks osa sellest, mida me näeme ülemäärase vägivalla puhul. Saagi tekib muundumine, olgu, sest nad ründavad nägu. Hästi. Sellepärast sageli, kui sul on need raevukad ületapmise juhtumid, sageli lähtutakse eeldusest, et tegu on kellegagi, kellega ohvril oli lähedane side. Ma ei pea silmas tingimata seksuaalset suhet, vaid pigem seda, et on mingi side, sest selleks, et armukadedus või viha seda asja ajendaks, peab olema mingi alus. Tead, kelle sa oled nii vihaseks ajanud, et ta teeks seda 100 korda. Tead, ja see on see number, mille nad on välja öelnud, tead, 100 korda. Ja me ei tea isegi, kas see on umbkaudne hinnang või nad tõesti lugesid 100 erinevat vigastust. Igal juhul, kuidas iganes sa seda vaatad, see on ulatuslik. Ja nii, et keda iganes sa otsid, pead mõtlema, et tegu peab olema kellegagi ohvri lähedaste ringist. Nad tunneksid seda inimest. Tead, välja arvatud juhul, kui keegi on psühhootiline ja ründab kedagi ning pussitab teda 100 korda. Enamasti otsitakse kedagi, kes on piisavalt vihane, et sellist õõvastavat tegu toime panna. Jah, ja lihtsalt tead, praegu pole ametlikku motiivi. Politsei sõnul olid nad lähedased sõbrad. On olemas valvekaamera salvestis, kus nende arvates siseneb Mayra Velasquez sel ööl korterisse, sundsisse murdmise jälgi pole. Nii et politsei sõnul oli see keegi, keda ta tundis. Seal on ka see veretilk, mis näis olevat, tead, kui seda poleks maha jäetud, siis ma ei tea, kas see arreteerimine üldse toimuks. See on ju ilmne, eks? Aga samas, kui ma oleksin kaitseadvokaat, siis ma võiksin öelda, et nad olid sõbrad. Ta käis kogu aeg seal majas. Näiteks, ta oli külas ja lõikas oma käe televiisori peal katki. Nagu, mida see veri tõestab? Sest politsei tundus väga kindel selles töös, mis tehti 2012 aastal kuriteopaigal. Millega nad on rahul. Teate, kuidas selle verega ümber käidi? Kuidas seda suleti? Aga kuidas võivad prokurörid väita, et see pole mitte ainult tema veri, mida DNA-ga näitab, vaid et see veri sattus sinna just nii kohutava kuriteo toimepanemise käigus? Ja sageli juhtub, Chris, et kui toimepanijad kasutavad nuga, enamik inimesi ei mõtle sellele. Ainult, et küll veidrad teadusinimesed nagu mina mõtlevad sellistele asjadele, sest me peame seda dünaamikat uurima, eks. Veri muutub väga-väga libedaks.
ja usu mind, kui kehal on 100 erinevat vigastust. Isik, kes seda tegi, see toimepanija, oleks kindlasti saanud verd enda peale, kindlasti kätele. See kehtib muidugi ka noa kohta, aga mis siis juhtub? Nuga ja selle pinnad, kui sa seda hoiad. Ei ole vahet, milline haare sul sellel asjal on pärast 100 korda ja eriti see jõud, väsimus, mis tekib, sest väsimus tuleb kindlasti. Mõtle lihtsalt, kui teeksid 100 biitsepsi kõverdust, eks. Ja sind surutakse niimoodi, tead küll, täiesti hulluks ajades. See muutub libedaks. Ja mida sa avastad, eriti kui sellel pole käekaitset? Tead küll, mõtle tagasi. Tead küll K-baari peale, tead küll Idahos, eks. Sellel oli käekaitse või latt ees, eks. Ja see takistab hiks takistama käel mööda tera alla libisemast. Aga kui sa kasutad midagi sellist nagu lihunikunuga, mis sul köögikapis on, millel ei ole käekaitset, nii et su käsi võib tegelikult mööda tera alla libiseda, see võib sind lõigata, isegi sellel väiksel nurgal seal võib see sind lõigata. Ja see väike veretilk, mida sa võid leida, sa ei saa lihtsalt eeldada, et kogu veri seal on seotud ohvriga. Nad tegid selle juhtumiga tõeliselt head tööd, sest kogu selle verehulgas, nagu ma varem mainisin, mida oli seal külluses, nad leidsid selle ühe tilga ja just sellest ühest tiigast, ma usun. Selle põhjal, mida oleme kuulnud, tehti selle veretilgaga fenotüpiseerimine, mis lõi omamoodi profiili. See ei ole sama, mis geneetiline genealoogia. Aga ma arvan, et nad tuvastasid isiku naisena ja tuvastasid isiku latiinona ehk hispaaniakeelse päritoluga. Ma arvan. Ja need on asjad, mida saab teha profiiliga, mis räägib näiteks rassist. Need saavad isegi teha, Kris, nad suudavad isegi määrata juuksevärvi, nahatooni ja pikkust. On olemas need etteaimatavad asjad, mida sa otsid ja sa oleksid üllatunud, kui täpselt nad suudavad selle ära tabada. Ja kas sa ei öelnud, et seal oli nagu renderdus? See oli tehtud. Ja see oligi see asi. Kus oli aasta 2016. Nad võtavad selle veretilga, nad suudavad selle kokku panna. Kuidas tapja nende arvates välja võis näha või kellele veri kuulub. Ja siis vaatad pilti Mayra Velasquezist. Jaa, see on täpselt õige. Ja see on üks neist asjadest, sest ma arvan, et paljude meie juhtumite puhul, mida me käsitleme, kasutatakse seda. Ja nüüd tehisintellektiga tead, nad prognoosivad, kuidas kadunud laps võiks täna välja näha. 25 või 35 aastaselt või mis iganes see vanus ka poleks. Ja nii tihti vaatad seda ja mõtled, et on suurepärane, et meil on selline tehnoloogia, aga kui täpne see ikkagi on. See tegelikult olla saab. Väga erinev. Sa tead olukorda, millega me tegeleme. Veritil. Ja öelda, et see on see. See inimene näeb välja. Ja siis see ongi nii, ma mõtlen, vanus, tiid, nägu, juuksevärv, see on uskumatu, kui panna need kõrvuti ja vaadata, kuidas see välja kukkus. Ja on hämmastav, kui kaugele me selles valdkonnas jõudnud oleme. Inimesed räägivad kohtuekspertiisi geneetilisest genealoogiast ja see paelub mind väga ning sellel on tohutu praktiline väärtus. Aga ma meenutan vanu aegu, kui me tegime savimudeleid. Teate küll, kas siis kahtlusalustest või ohvritest ja sellistest asjadest. Ja sa püüad sellesse süveneda ja vaatad seda ja ma tean, et kõik seal väljas mõtlevad, et võib-olla see näebki nii välja. Kuule, fenotüpiseerimisega, püha taevas. See on hämmastav, mõned neist kujutistest, mida ma olen näinud. Ja neil oli see juba ammu olemas. Tead, juba 2016 aastal, kui nad avaldasid selle kahtlusaluse pildi. Ja siis tead, sa teed selle hüppe edasi ja nende mõõdupuu järgi, see on nende öeldu. See ei ole meie, kes seda ütlevad, sest nagu öeldud, asi pole kohtusse jõudnud. Nende mõõdupuu järgi, nad arvavad, et neil on, teate küll, nad on kahtlusalusele jälile saanud siit. Ja ma arvan, et lõpuks ka, kuna meil on nii palju selliseid juhtumeid, on üks lugu Leslie Prayerist, kes oli naine, kes tapeti Montgomery maakonnas Marylandis, millele ma tihti mõtlen, sest see oli lahendamata mõrvajuhtum aastast 2001, mis lahendati, ma arvan, aastal 24. Väga sarnane sellele juhtumile. Ja inimesed saavad minna ja vaadata meie varasemaid episoode selle kohta. Ja siis on sul see lugu, kus sa tead, sa lähed Arlingtoni, Texasesse, tead küll veebisaidile ja neil on lahendamata juhtumite sektsioon ja Irisi Machavezi lugu. See on üks paljudest aastate jooksul lahendamata jäänud mõrvajuhtumitest. Ja neid lahendamata juhtumeid on nii palju, mida inimesed kunagi teada ei saagi. Ja ometi on meil nüüd see tööriist, mis näib tõesti hästi töötavat. Ja võtab midagi, mis tundub võimatu juhtumi ja siis selle lahendamise, nagu me näeme. Kas see on ressursside küsimus? Mida selleks vaja läheb? Sest ma tean, et see ei käi niisama sõrmenipsuga, et jõuda selle kahtlusaluseni. Aga miks seda sagedamini ei kasutata?
miks on nii, et FBI peab justkui olema? Nad peavad valima, millised juhtumid on selle konkreetse tehnoloogia kasutamiseks sobivad. no ma arvan, et see algab kõigepealt, Kris, sellest, kui kasutuskõlblik nende proov on. Tead, kui palju proovi neil on? Need on hävitavad testid. Kas on üldse midagi, mille põhjal edasi minna? Ja tulles korraks tagasi selle juurde, mida sa mainisid, et on palju selliseid juhtumeid ja ma käsitlen neid kogu aeg oma taskuhäälingus, sest see on mulle tõesti südamelähedane teema. Ma hoolin surnutest tõesti sügavalt. Neile, kellel pole häält. Olgu, meil on seal palju tuvastamata laipu. Olgu. Ja minu. Ma väidan teile, et kui te suudate kindlaks teha, kes keegi on ja võib-olla on ta oma otsa leidnud kohutava vägivalla läbi, siis on see esimene samm eduka uurimise suunas. Teate, kas te suudate ette kujutada, kuidas see on? Ja ma olen olnud nende juhtumite juures eriti aastaid tagasi, kus sa uurid juhtumit ja sul võib olla mõrva ohver. Sa ei tea, kes nad on. Aga kui sa tead, kes nad on, siis hakkad sa jõudma nende väikeste gruppideni. Tead, kellega nad seotud on, sa tead, millistes ringkondades nad liiguvad. Nagu öeldakse, see perekond. Sotsiaalsed suhted ja kõik see kraam. Noh, mis töötab ka koos. Potentsiaalsete toimepanijatega tead küll. Mõtlema, milline oli nende kahe isiku vaheline seos. Ja see on midagi, mida nad hakkavad selles juhtumis uurima. Kui nad edasi liiguvad, tead küll, et proovida mõista nende vahelist suhet, kes nad olid, keda prokurör on nimetanud kahtlusaluseks ja ohvriks. Kes sai 100 noahaava. Tiid, mis on selle taga olev tõukejõud, et proovida mõista selle dünaamikat. Ja detektiiv muutus tänasel pressikonverentsil emotsionaalseks, kui temalt küsiti, milline oli see hetk, kui ta teavitas Irisima Chavez'i perekonda, et nad on kahtlusaluse vahistanud. Ja sa lihtsalt mõtled, milline see hetk pidi olema pärast nii paljude aastate ootamist, teades, et lähedane oli olnud millegi nii õudse ohver, nagu tema oli. Näeme, mis edasi saab. Näeme, kas kaitse poolt tuleb sellele kõigele mingi võimalik seletus. Loomulikult on Mayra Velasquez süütu seni, kuni tema süüd pole tõestatud ja me jätkame selle juhtumi tähelepanelikku jälgimist. Joseph Scott Morgan, tema taskuhäälingut Bodybags saab kuulata, see on üks parimaid. Rakenduslaku kohtu expertiisi professor Jacksonville State Universities. Alati on tore, kui oled Law and Crime saates. Aitäh, et olid meiega. Muidugi, Chris, aitäh sulle. Sellega on Law and Crime'i poolt esitatud On the Case läbi. Tellige meie kanalit YouTube'is ja Spotify's. Samuti oleme voogedastusel Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtun teiega järgmisel korral.